Meie löögi järjekord on jõudnud siia greeni ümber, kus minu järgmine löök on chip. Ehk siis selleks, et see pall sinna võimalikult lipu juurde saada või siis auku, eks, on mul kaks võimalust. Kas ma kasutan natukese suurema loftiga ehk siis selle kaldenurga keppi, näiteks sand või pitch, või võtan siis midagi sellist natuke järsema kaldenurgaga, kui mul on võimalus veeretada seda palli rohkem, siis isegi miks mitte 9 või 8. Kuna mul ei ole palli ja lipu vahel mingit takistust, mul ei ole otsest vajadust lüüa seda palli väga kõrge kaarega ja riskida sellega, et see distants või see tabamine võib ebaõnnestuda. Pigem võtan kätte sellise keskmise vetši, minul on ta siis cap vetš 52 kraadine ja üritan seda palli rohkem nii-öelda veeretada. Selliseks veeretamiseks võtan oma algseisu siis jalgadega üsna kitsaks, võib-olla sellise 10 sentimeetrit jätan jalgade vahele, tulen pallile natukene lähemale ja haaran sellest gripist grammikene altpoolt kinni. Nüüd sinu tunne võiks olla selline, nagu sa hakkaksid seda palli puttama, ehk siis rohkem see löök toimub ülakeha liikumisega. Randmed ei ole väga aktiivsed, aga kindlasti mitte ka kõvasti krampi pigistatud. Mis on veel oluline chipi löögi juures, meil oleks vaja kasutada ära selle kepi põhja ehk bounce'i, mis on selle jaoks tehtud, et sinu löök oleks sujuvam. Kui me väga palju seda kasutame nii-öelda siis seda leading edge'i ehk siis seda esimest serva, siis tihtipeale kaevame siia muru sisse ja see pall väga kaugele lenda. Ehk siis kasuta ära kepi alumine põhi, et ta libiseks mööda muru ja saadaks selle palli mõnusasti sinna lipu poole.